Põhimõtteliselt on skulptuuriosakond selline keskkond, kus saab õppida kunstnikuks. Ja inimestel on tavaliselt see küsimus, et kuidas minust kunstnik saab. Põhimõtteliselt on 3 asja ainult vajalikud. Üks asi on see, et sa oled sündinud selleks ja see töö on tehtud, eks ole. Nüüd järgmine asi on see, et kui sa oled sündinud ja sa näed kogu aeg, et kuidas ka ei taha, sind ikkagi veab selle kunstimaailma juurde, siis ei ole sul muud võimalust, kui minna seda õppima. Ja see on teine samm. Et see 3. asi, mis siis üle pärast seda, kui sa oled Pallase skulptuuriosakonna lõpetanud, et sa hakkad seda tegema. Põhimõtteliselt, mis on siis kunsti ülesanne või skulptuuri ülesanne. Ja tegelikult peaksime asju mõtestama, andma nendele tähendust, leidma tähenduse ja aru saama, mis need asjad on iseenesest, kuidas nad eksisteerivad, kuidas nad olemas on. Võib-olla on see ala skulptuuris, millega ma edaspidi tegelema hakkan, hoopis kuskil skulptuuri laiemas väljas. Võib-olla ei ole see otsene näitustegevus, aga meie lõpetajad on väga head skulptorid tänasel päeval, kes said viimati kunstnikupalga. 2 Pallase lõpetajad. Kõik teavad Eike Epliku, kõik teavad Jevgeni Solotkot. Kui sa vähegi oled Eesti skulptuuriga kokku puutunud, siis sa tead Jass Kaselaan, siis sa tead Art Almäge. Ja loomulikult Teet Suur, sellepärast, et kes ei tea neid suuri kuuski, mis üle maailma lained lõi. Kui me vaatame neid asju, mis on maailmas tehtud ja mis on tegemata, see on kõik asjad ära tehtud. Aga mida ei ole tehtud? Ei ole tehtud seda asja sellisena, nagu sina seda teed. Mida üks skulptuuriosakonna lõpetaja kindlasti oskab, kui ta on lõpetanud, ta oskab käsitleda erinevat tööriistu. Ja tegelikult see skulptori ametiga kaasas käiv käsitööline oskus või kätega mõtlemine, ma arvan, et see on üks asi, mis kipub kuidagi selles uues tehnilises tööriista arsenalis justkui ära libisema meie vaateväljalt. Tegelikult mulle meenub päris tore projektori Karlova sellise puhkeala projekteerimine siin eelmisel aastal või oli see juba üle-eelmine aasta Emajõe kaldale, kus tudengid tegelikult kasutades ära seda mõtteviisi, mis meil nagu praegu on omane, et ei oleks raiskamist, et me käituksime maailmaga vastutustundlikult, et selles projektis tegelikult avaldusid need mõtted väga ilusasti. Ja kui nüüd nagu võtta tagasi nagu hilisemaid projekte, siis seda lumelinna ehitati siin küll 3 päevaks, aga tegelikult meie tudengid proovisid ära, mis tähendab monumentaalse vormi loomine. On olemas selline ütlemine, et inimene loob kõigepealt endale tööriistad ja siis hakkavad need tööriistad looma neid inimesi endid. Et tegelikult need uued tööriistad ja vahendid on meil siin. Ja need ongi lihtsalt tööriistad. Aga see, mismoodi hakkab välja nägema nüüd järgnevate kümnendite skulptuur, see tegelikult nüüd sõltub sellest, mida need tööriistad hakkavad meiega ka tegema. Kuidas me hakkame nüüd mõtlema kooskõlas nende uute vahenditega. Ja sellepärast on meil see 3D tarkvara õppimine väga oluline, sest see on tegelikult nagu üks uus kirjaoskus. Siis on meil olemas kõik need uued vahendid, mis võimaldavad selle 3D mudeli siis sellest programmist tuua ära tagasi siia reaalsesse maailma. Ja igasugused robottehnoloogiad, mis puudutab CNC freesimist või ka printimist ja laserlõikusi ja nii edasi. Need on kõik asjad, millega tudengid siis puutuvad kokku oma õppeaja vältel.